täna on plaanis teha midagi eriti ekstreemset, nii et pärastlõunaks voolab meie veenidest puhas adrenaliin. Enno! Mis me täna teeme? Ma ei tea. Tead küll, räägi välja. Estega täis seda sõna ennast. Aga kuhu me lähme ja mida me teeme juba hetke pärast. Üüber ootab juba. See oli sünnipäevalaps Enno, peategelane. Või tegelikult oleme selles loos 2 peategelast. Enno sünnipäeva kuul olime me mõlemad koroonas. Nii et selle gripi läbipõdemine võttis meilt võimaluse seda päeva päriselt koos tähistada. Ma leian, et kvaliteetaeg on parim kink, mida saada ja teha. Nii et ma organiseerisin meile elamuse purilennukiga, mis peale grippi meil vere taas käima paneks, silmad särama lööks ja elu sisse tagasi süstiks. Ah jaa, ja see oli kõik üllatus. Oleme jõudnud siis siia rohelisele muruplatsile. Mis me siin teeme? Vaatame siin tead. Otsime parkimist. No põhimõtteliselt võib igale poole parkida. Siin on siuke tühermik. Kuna meile mõlemale meeldivad erinevad ekstreemsused, alates langevarjuhüppest, benchihüppest, tšiklisõidust ja muude lollusteni, siis ma arvasin, et see oleks hea üllatus meile. Sõidupikkus sõltub ilmastikuoludest, nii et ma helistasin igaks juhuks ette, kuna ilm tundub selline kahtlane, tuul on suht suur, päikest ei ole, aga õnneks lend toimub ja ei pea seda edasi lükkama. Naerata nüüd jälle saa. Päike paistab, päikest ei ole. Kuidas kommenteerid? Mida sa praegu tegema hakkad? Kardan. Ära vale. Tule minuga koos. Kätt on vaja hoida. Jah. Siia kinni. Siit mängi inimesed kohe. 2 sõna enne minekut. Teen väikse tiiri. Enno, palju õnne sünnipäevaks. Ja siit ta läheb. Nii, no proovige otse lennata, hoida kiirust, ütleme selline 80 vasakult, teine on spido. Ja ka võite proovida pöörata ka. Teete näiteks ühe ringi, nagu mina tegin. 360 niimoodi. Niimoodi, et kiirus väga ei lähe ülesse, et siis kangi kõrvalt enda poole. Ja võib proovida. Oleks veel päike väljas, siis oleks eriti rets. Aga no siis tihti hakkab inimestel paha ka. Iga kerdamise peale tõmbab seest õõnsaks. Hommikul esimene naisterahvas ka pani okse maha. Uusura siis. Tõmbad siis lahti. Jah, mustast. Aga targem ongi lahkuda, kui ei ole veel paha, siis muidu jääb nagu kehv mälestus.
aga minu kord. Traksid peal. Esimene trummel lõtk väljas stardima. Tšau! Ja läkski tagasi Soome ära tööle. Tivoli tuur on jõudnud Raplasse. Õhus. Kõige vasakpoolne on kõrgus, sealt edasi on kiirus, siis on kompass, siis on vertikaalne kiirus ja kõige parempoolne on juba 30 meetri skaalas vertikaalne kiirus. Ja allpool on pöörde ja küljejõu indikaatorid. Turn and slip indicate ongi pööre, kalle ja pöörde ütleme tugevam. Näiteks võib olla selline 8-90. Sealt? Jaa. Võite praegu niimoodi hoida ka, ongi proovige otse lennukid juhtida sinna põllu poole, mis on meie lennuväli otse ees. Ja natuke paremale, väga hea. Läheb ära, natuke seal kootski vasakule, muidu läheb teest ära. Nii, proovige hoida niimoodi. Ja katsige hoida sellel kursil, väga hea. Natukene allapoole, muidu kaotame kiiruse. Natuke paremale juba kergelt, sest muidu vajume vasakule ära. Läheme täitsa külgi ees ja nüüd ma ei tea, mis me teeme, aga... Ma ei tea, jalg jäi kinni. Okei, no proovime uuesti otse lennata. Ärge lennuki päris pilini panke. Ja nüüd jalga taandab minu. Siis me variseme ära. Okei. Ma ei ole vist väga hea. Ja ta pole väga lihtne, las ta praegu olla. Teine kord järgmine jälle. Et meil oleme täiesti õiges kohas, kui on loodus kuulus üleval paremad inimesed. Teavad paremad. Ja. Seda, et ma olen valinud kõige õigema kohast, isegi linnud valisid selle koha, kus keerutada. See on selline koht, mis hoiab neid natuke enne kauem üleval. Lennud olid väga liikunud, praegu koht kauem muud. Väga hea. Stardil ongi kirjas, on jälle linnud ja ja hommikuselt jah, ja sellised pehtaimilmaga lennutead sinna 5 minuti kanti. Saame natuke pikem. Isegi kui võiks tibutada. No, see on juba piloodi oskus. Sealt ta siis tuleb töömurdja Soomemaalt. Tada! Kohal puhkusalaku! Kõrvad on veel lukus. 21 minutit, isegi rohkem kui ennem. Super, täie raha eest. No ikka täiega, ikka maksimum. Süda paha? Ei ole. Ei ole? Tahan veel. Lahe. Ma ei saa seda tõesti. Jõudsime suvepealinna Pärnusse. Aga küsimus on siiski, et kus on suvi? Miks me vihma kätte jäime? Kui ilm on halb, siis tuleb sooja sauna ja spaasse minna. Siin on mu armas seljakott, mis täiesti poriseks, kuna väljas sadas nii palju vihma tuli meile kaela ja me saime nii märjaks. Või noh, mina sain.
nii et käisin igaks juhuks duši all ära, muidu ma saan veel külma enne spaasse ja sööma minekut. Aga Pärnu, mul on sulle üks küsimus. Kus sa oma suvepealine tiitli said? Kus on suvi? Sauna ja spaasse minekuks valmis. Nii et alaku mõnus ja lõõgastav osa puhkusest. Mõnus lõhekaus teega ja kellele õlle seapraega. Ja tisu. Käes on teisipäev. Mitte küll enam nii hommik, aga kuhugi pole puhkusel kiiret, kui oleme otsustanud vabalt võtta. Liigume nüüd Pärnu rannaniidu matkarajale. Siis meil on plaanis massaaž 60-minutiline ja siis edasi uuesti jälle spaasse. Ja loodame muidugi, et jälle sadama ei hakka. Kenad pilved. Selliste pilvedega on jube hea muulile jalutama tulla. Tagasi tulles võime vihma kätte jääda. Ja oleme jõudnud finišisse. Küsimus suurele ringile. Poiss sinise bluusiga. Kui pikk on muul? Täpselt 2 kilsa. Vale vastus. Õige vastus on 463 meetrit. Jep. Mu sõber Google ütles niimoodi. No Google andis ikka väga vale info enne. Tegelikult pikkus on ikka päris tublisti pikem. Kuskil miskit toimub. Eestlased. Miskit ei toimu. Eestlased. Tahad leida lolli? Vaata peeglisse. A few moments later. Yay. Näe, see tuletorn seal annab märku, et aeg on massaaži minna. Kuulame parem seda. Sellisena on päris mõnus restoranid olla. See näeb nii hea välja. Aeglaselt küpsetatud veisepõisk punase viinikastmega, pastinagikreemi ja aedviljapuketiga. Pole küll ilus teiste taldrikusse piiluda, aga siin on nii ilus krevetirisotto merehindidega. No nii, vaatame, kui pikad jalad sellel riislingul on. Päris hea. Päästan selle viini nüüd pokaalist ära. Ja nüüd spaasse. Väike stiilinäide, kuidas massaaži minna. Massaažis käidud, spaas käidud, hea olla ja nüüd jalutama. Ja ongi kõik. Video ongi läbi. Ciao!